Juba aprillikuust algab Eestis puugihooaeg ja seega peavad inimesed olema hoolsad. Puuk ei kukuta ennast teile puu otsast kaela, vaid pigem varitseb teid rohu sees. Puugil ei ole silmi, sellepärast ta ei saa ka sinna puu otsa minna. Puukentsefaliiti ei saa inimene üksnes puugihammustusest, vaid ka toorpiimast, juhul kui lehm või kits on nakatunud. Aga igal juhul on praegu leitud võimalus, kuidas kodus tuvastada ühte puugiga levivatest infektsioonidest ja see on borrelioos. Sümptomaatika võib esineda juba esimesest kuni 3. päeval peale puugihammustus. Et see võib nii palavik kui ka punetus ehk vistriku moodi sümptom olema. Aga see võib esineda ka mõni kuu pärast peale nakatumist. Mida me siiski täpsemalt testime? Esiteks ei tohi segi ajada kõnealust puukborrelioosi puukentsefaliidiga. Teiseks tuleb arvestada, et antikehade tekkimine võtab aega. Peale oledatavat puuginfektsiooni ehk puukborrelioosi nakatumist tekivad organismis antikehad. Kiirtesti abiga on nüüd võimalik nende antikehade olemasolu organismis tuvastada. Ehk kohe kodus kindlaks teha, kas infektsioon on veres olemas või seda ei ole. Preparaat, mis tuleb kätte saada enda seest, on veri, sõrmeotsaveri, kodus keegi endal veenist verd lepime kokku, võtma ei hakka. See on väga hea lansett, mida. See on kõige lollikindlam neist üldse. Mulle ka väga meeldib. Siit tuleb, seda natukene rohkem tuleb võtta kui veresuhkru määramise jaoks. Ka arsti juurest ei saa teistmoodi puukborrelioosi ka? Ei saa, täpselt samamoodi tehakse arsti juures ka. Testi täpsus ehk usaldusväärsus on 91% võrreldes laborimeetodiga, mida diagnostika maailmas peetakse väga kõrgeks numbriks ehk väga usaldusväärseks tulemuseks. Ja siis käib see nüüd siia? Ja kogu veri käib sinna. Ja siia siis puhverlahust. Nüüd tuleb 10 minutit oodata, kuni puhverlahusega segatud veri jõuab siia testi alani ja siis kujunevad siin välja tulemused. See proov annab õige tulemuse minimaalselt 2 nädalat möödes peale oledatavat hammustust. Seega võib olla ka nii, et sümptomid tulevad enne ja antikehad alles tüki aja pärast järele. Ja, see on meie organismide eripära. Nüüd on see aeg möödas ja väga lihtne on kontrollida. Siin on skeem, kuidas seda tulemust lugeda. Tulemus on see, et borrelia bakteri antikehi ei leidunud. See on vähemalt üks haigus, mida mul siis ei ole. Tänapäeval borrelioosi infektsiooni ikkagi võimalik ravida antibiootikumidega, mida siis arst määrab. Aga ikkagi organismis neid antikehad jäävad, aga põhimõtteliselt need mingi tülli või mingi probleemi inimesele ei tohi küll tekkida.